Tere hommikust! Tere tulemast hommikukööki! Tänases saates poole tunni jooksul valmistame ühe poisi eine. Mis meil täna vaja on teie ees tomat, kurk, hapukoor, munad ja paprika. Kõigepealt, enne kui panni sooja paneme, riivime ära munad. Asetame munad hetkeks kõrvale, võtame paprika. Piilutatud paprika läheb munadega kokku. Enne kui jätkame, paneme sooja meie panni. Järgmiseks hakime ära sibula. Seejärel paprika, ilusad siuksed suured sektorid võib täitsa jätta, sest ütleme ausalt, kõhus meil läheb nagunii kõik ühte massi. Ja viimaseks hakime ära ka kurgi. Täna võtsime poest siukse erilise punase kurgi, aga võib täitsa kasutada ka tavalist rohelist. Ja kui kurk aga natukenegi nutma ei ole hullu, testime panni kuumust. Soe. Nii. Kõigepealt asetame pannile peekoniribad. Ja nagu meil poistega reegel on alati, et ükskõik mis tuleb peale, all on ikka peekon. Ja nüüd lisame meie muna omleti segu täpselt siia kõige keskele. Ja siis, kui ta on siin mõnusalt veidikene praadinud, võtame kogu kupatuse ja paneme ta ahju. Ja senikaua, kuni ahjus valmib meie poiseine, kutsume stuudiosse tänahommikuse nurgakivi. Tänases nurgakivi saates vaatame täpsemalt, kuidas paigaldada õigesti drenaaž Amservi esindusse. Seejärel põikame korraks kõrvaltallu, et vaadata üle katkine lehmaküün ning meie meistrite nurgas ehitame täna linnumaja, mille eest ei pea maksma maamaksu.
Oleme jõudnud oma tänasesse meistrite nurka. Meistrite nurgas ehitame me täna linnumaja, mille eest ei pea maksma maamaksu. Selle jaoks on meil vaja lähteaineid. Kui te olete tööd tegemas oma naise köögis, siis laotame laiali ajalehe. Seejärel on meil vaja akutrelli, Bosch, ning lähtejupid, puit, nagu õigel linnumajal kohane. Kätte paneme kindad. Alustame esimesest. Kõige tähtsam on asjade laotus, ehk siis korrektse linnumaja ehitamiseks paneme asjad sellises ristküüliku moodi kujundis. Seejärel võtame kätte haamri ja paneme haamrise ette. Võtame kätte trelli. Trelli otsa palun pange 5 mm puur. Võtame esimese puutüki, puurime siia augu. Ja teine auk, nagu 2 antiloobi silmad. Naelad, mida me täna kasutame, on meile taganud K-Rauta, aitäh neile selle eest. Seejärel, kui me oleme siia need 2 silmakest puurinud, asetame siia naela. Hoiame siit kinni, nimetissõrme ja kurjasõrme vahele jääb meil pinge ning seejärel lööme Seejärel, kui meil on kõik esimesed toimingud tehtud, siis kasutame me Stabila loodi ja vaatame, et kõik oleks ilusti sirgelt. Natukene võib siit raskust juurde lisada ja ongi loodis. Aga nüüd jällegi muud, kui paneme selle krempli kõik ahju ja juba 25 minuti pärast võime me võtta siit välja linnumaja, mille eest ei pea maksma maamaksu. Nipp seisneb selles, et me peame hoidma kõikidest nurkadest sama tugevusega, et see krempel saada siia ahjuplaadi peale ning seejärel avame ahjuukse, sest et meil ei ole 3 kätt. Nii. Ja võtame siit kinni 2 käega. Vaatame, et naine ei näeks. Ja asetame. Ahju. 25 minuti pärast näeme. Eelmises saates küsisime me vaatajatelt, kui palju maksab tikitreileri 1 päeva rent. Auhinnaks anname me välja Maxise kalendri ja meie eelmise nädala võitja nimi ilmub kohe siia ekraanile Kitty 377 778 @hot.ee. Maxise kalender on sinu oma. Saadame selle sulle postiga. Kutsume stuudiosse tagasi meie hommikuköögi saatejuhi. Tere! Tere! Meil on vist toit ja linnumaja ahjus kenasti küpsenud juba, et võime vaadata piiluda, kas see on ka valmis. Vaatame. Hurraa! No. Nii, võtame sinu. Nüüd on kenasti siin. Lõhnad on ka juures, et paneme selle tagasi, vaatame, kas linnumaja. Täitsa valmis. Asutame selle siia lauale. Paneme selle kohe laua peale, et nii. Nii, ma natuke kiirelt räägin ka, et nüüd on ta meil ilusti ahjus küpsenud. Meil on valmis saanud linnumaja, mis ei vaja maamaksu. Siit, nagu ikka, klassikaline linnu sissepääsutee. Kõrval plaastuaken pani meile välja pakettaknad. Esimene külg. Ja kui tekib olukord, et tuleb maaomanik ütleb, et Tihane, mis jama on, te olete valel maal, siis Tihane käivitab siit altpoolt mootori ja
sõidab ära. Võib lihtsalt ära sõita. Aga see selleks. Hakkame sööma. Hakkame sööma. Ja teie kodudes, kes te järgisite meie retsepti, saate ka kindlasti sama maitse elamuse kätte. Ja suhu.